Minu päevad siia Ripis said nüüd läbi ja suundun järgmisesse linna väikse lennukiga, et minna homme juba saartele pikutama, peisitama ja ennast kogu maailmast välja lülitama, sest seal ei ole mobiililevi ega internetti. Race all of these broken dreams and flight, and we'll Jõudsin nüüd kohtumispunkti, kus siis meid pakitakse ilmselt mõnda autosse, viiakse sadamasse ja sealt edasi pannakse meid praami peale ja viiakse Koh-Rongi saarele. Me jõudsime nüüd sadamasse ja mulle kui eestlasele, mererahvuslasele see sadam küll väga sadam ei tundu, see on pigem nagu niisugune prügimägi or something. Selleks, et saarele saada, tuleb loomulikult võtta paat. On võimalus võtta kas kalapaat, mis sõidab 2 tundi, või kiirpaat, mis sõidab kusagil 40 minutit. Koh-Rongi saar on oma suuruselt minu jaoks keskmise suurusega saar. Ta on tunduvalt väiksem kui Saaremaa ja Hiiumaa, aga näiteks on ta 2 korda suurem kui Tartu linn. Saare pindala on 78 ruutkilomeetrit ja rannajoon on sellest 63 kilomeetrit. Koh-Rong tähendab kohalikus keeles kas suletud saar või varjatud saar. Koh-Rongi saar on enamasti tuntud kui backpackerite peopanemissaar, siis mida kaugemale sa sellest peopunktist lähed, seda rahulikumaks siin muutub. Nagu siit juures olevalt pildilt näha võib jääda siin mulje, nagu oleks käinud siin mingi loom ja teinud siia oma number 2. Aga tegelikult see päris nii ei ole. Sest siin rannaliiva all elavad väikesed vähilised, kes niimoodi pärast tõusu oma koopaid jurge tühjaks ajavad. Koh-Rongi saar nii-öelda avastati alles 2000 alguses ja siis hakkasid siia voolama turistid. Loomulikult ei jäänud saare ilu märkamata ka filmi- ja teletööstusele ning tänase päevani on siin saare peal püsti täiesti toimiv filmi- ja telestuudio. Magades ja elades siin bungaloos mere ja metsa vahel tuleb muidugi arvestada sellega, et siin totaalset töörahu ei saa, kuna metsas käib korralik vilgas loomne tegevus ja selle platsi peal olevad koerad jagavad suhteliselt vihaselt haukudes ja kakeldes territooriume.